Oleme suvestuudioga Haanjamaal Irvese talus ja meil on siin külas kohalik entusiast ja fotograaf Martin Mark, tere! Tervist! No Eesti inimesed tunnevad sind sinu loomingu põhjal, nimelt 2 aastat tagasi NASA valis sinu foto selle päeva, vist oli selle päeva, jah? Selle päeva kõige uhkemaks fotoks. Meil on siin stuudios see ka olemas, võib-olla paari sõnaga sellest fotost. Ja, et tõepoolest NASA teadlased valisid selle siis päeva astronoomia fotoks ja see on tõsiselt suur tunnustus ühele fotograafile ja kuna minu põhiteema ongi ööfotograaf ja see on minu lemmik, mulle meeldib pildistada tähti, linnuteed ja põhimõtteliselt kõike seda, mis seal pildi peal näha on ju. Ja see oli selline väga suur ja üllatav tunnustus ja tänu sellele siis väga paljud said ka teada sellest, mida ma teen ja ma usun, et selline huvi ööfotograafia vastu ka tänu sellele tõusis. No nii, et see 1 päevaks maailma kuulsus omal alal. Kas see tõi ka sellist edasist menu, et näiteks ma saan aru, et ööfotograafia menu tõusis, aga ütleme, kas tuli ka üle maailma tellimusi? Ja ikka huvi tõusis kõvasti ja saadi teada, millega ma tegelen. Neid pilte olen müünud päris palju ja ütleme nii, et Facebookis ka fännide arv kasvas jõudsalt. Aga olete siin kandi mees siit lähedalt Rõugest, et mis noort meest seal Rõuges hoiab või millega seal tegeled? Ütleme nii, et kui ma ülikooli lõpetasin, siis mul oli otsustada, kas ma tulen tagasi oma kodukohta või jään edasi Tartusse, lähen Tallinnasse ja mõtlesin, et mõistlik oleks tulla tagasi. Et tundsin, et minust on siin kohapeal rohkem kasu kui kuskil suurest linnast, kus ma olen võib-olla 100 000 ja kindlasti see koht ise on selline, kuhu sa lihtsalt tahad sinna tagasi tulla. Üks asi on see, et see on niivõrd ilus, kindlasti üks Eestimaa ilusamaid kohti, aga teine asi on see, need inimesed seal. Valla juhtimine on noorte inimeste käes olnud, noorsootöö on olnud väga tasemel, noortega tegeletakse väga palju, nende mõtteid kuulatakse ja see ka kindlasti mängis rolli, et minusugune, ütleme siis, kui ma olin mingi ülikooli lõpetanud nolk, tuleb siia tagasi ja tahab vallavanemale midagi öelda umbes, et mida võiks teha, siis ei saadetud siin pikalt, vaid siin kuulati ära ja seda tõesti tehaksegi. Sul on vallavanem Skype'is, sa võid iga päev talle kirjutada oma mõtteid, asju. Ma arvan, et ei ole palju selliseid teisi kohti, kus niimoodi toimub asi. Kas siin kandis siis, ma kujutan ette, et metsaäri, looming, et sellised asjad, mida saab teha nii, et sa ei pea just kui linnas olema, sest muidu ju mujal Eestis maa jookseb tühjaks ju, linna ära. Mul on hea meel tõdeda, et Rõuges sellist asja tegelikult ei ole väga märgata. Et meil on turism, üks väga suur oluline asi on ju, aga teine asi on ka see, et meil on ju kõik võimalused tänapäeval teha nii-öelda kaugtööd, oma asjad ära ajada arvutis. Minul samamoodi on ju kliente üle Eesti, üle maailma ja kui on tarvis kuhugi kohale minna, siis tegelikult Eesti on niivõrd väike, et jõuab ka Tallinnas käia oma kas siis koolitusi tegemas või teisi asju, mida me teeme. No siin Rõuges on, või mitte Rõuges, vaid siin lähedal on see pesapuu. Täitsa Rõuges on. Rõuges, jah. Ma sõitsin sellest mööda, et üks popimaid asju praegusel ajal, et selle ettevõtmisega oled samuti seotud. Võib öelda küll, jah, sest kui seda uut torni hakati planeerima, siis jällegi, mis selle Rõuge pluss on see, et kõiki inimesi kaasatakse. Ei olnud niimoodi, et keegi, ma ei tea, vallavane ütleb, et teeme nüüd sellise torni ja tehaks ära, vaid kutsuti kokku aktivistid, kes tahtsid kaasa rääkida, kaasa mõelda ja arutati, mida teha ja otsustatigi üheskoos, et ei tehta sellist igavat torni, mille suguseid on kõik kohad täis või teeme midagi täiesti erilist ja sellist, mis just sinna ööbikoru nõlva peale sobiks. Ja ma usun, et see lahendus on tõesti super, selline pesapuu, täiesti ainulaadne maailmas ja tõesti seal käib väga palju rahvast seda uudistamas ja tõesti tasub minna, sest see vaade sealt ülevalt on ka suurepärane. Näed Rõuge järvi, kogu seda Rõuge ürgorgu ja super. Aga mis projektid veel praegu käsil või nüüd lähitulevikus? Ütleme nii, et ma ise tegelen ühe sellise ettevõtmise nagu MTÜ Revolutsioon. Ja sellega ma siis, on ka eesmärk või selline missioon, kohaliku elu edendamine, elavdamine läbi elukestva õppe.
ehk siis me korraldame siin Rõuge kogukonnas igasugu harivaid üritusi, koolitusi ja siis üritame panna inimesed ikkagi ennast rohkem edasi arendama, tarkusi koguma, mitte oleks nii, et kool on läbi, nüüd panen oma õpikut põlema, enam ühtegi raamatut ei loe. Et nii päris ei saa tänapäeval. Uut infot tuleb hästi palju peale ja on tarvis eluga kursis olla. Ja ma usun, et selline inimeste õpetamine, aitamine, veel tagant torkamine on väga palju sellist, aitab kaasa sellele kohaliku elu edendamisele. Et mis meie selline eesmärk on ka see, et kõik need aktivistid, keda Rõuge kandis on hästi palju tegelikult, ka nemad vajavad sellist motiveerimist, koolitamist, arendamist, tunnustamist, et nad ära ei väsiks. Et nemad on ju need, kes tegelevad sellistega, kes vajavad võib-olla rohkem abi ja keda peab siis aitama ja toetama, aga me ei tohi siis ära unustada tõesti neid, kes seal eesotsas on ja kui me neid natukenegi edasi aitame, siis ma usun, et meie ühiskond võidab sellest väga palju. Aga aitäh siia Irvese puhkemajja tulemast ja edu ettevõtmistes. Aitäh! Aitäh! Meie läheme nüüd aga pildiga Lõõtsatallu.